Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 16. Power Estonia laivi. Meil on täna taas kord väga huvitav ja hoopis teistsugune esineja. Aga enne, kui me lähme meie tänase esineja juurde ja lähme sügavuti meie tänaste teemasse, siis mis see Power Estonia üldse on, kui sa satud siia kanalile esimest korda? Power Estonia on kogukond, mille raames me siis korraldame erinevaid laive erinevate ettevõtlike inimestega täiesti erinevatest valdkondadest ja me korraldame ka online või ka offline üritusi siis erinevatele inimestele, kes tahavad jõuda kuhugi elus kaugemale, tahavad end piiritleda edukate ja edumeelsete inimestega ja nende laivide mõte on siis anda inspiratsiooni just sulle, meie vaataja, et sa siis saaksid seda rakendada enda elus ja muuta midagi oma igapäevaelus. Aga lähme tänase ma ei ütleks peaesineja juurde, aga meie külalise juurde. Aleksander, kas sa oled meiega? Jah, olen küll. Super, aga võib-olla ma ise pikalt sind sisse juhataks ega tutvustakski, aga võib-olla sa natuke räägiks algul endast ise, et kes sa oled ja kust sa tuled ja mille kõigega sa tegeled? Ja, tere kõigile. Minu nimi on Aleksander Oksman. Tööalaselt töötan hetkel suurtemate äri- ja võtmeklientide haldamisega Tele2 ettevõttes. Siis kõrvale juurde ma olen noorpoliitik Isamaa erakonnas, juhtimas meie Noorteühenduse Res Publica Tallinna klubi ja vabaajaliselt ma olen ise hakanud kokk vist veel peale. Süüa teen, ise naudin seda söögi tegemist väga. Et siukse hea, mitme nimega hea laps. Vot, kokk, seda ma ei teadnud, et sa kokk veel oled, et see on täitsa üllatus, et muid asju ma võisin siit aimata. No, ütleme, ma tean sind, aga kui sa praegu mainisid, võib-olla lihtsalt natukene, et seda nagu pilti suuremaks teha, et ma mõtlen, et kui me võtame nii-öelda siis selle koka, noorpoliitiku ja ka ütleme siis tööalase selle poole, kõik on nagu vähemalt esmakõlas täiesti erinevad valdkonnad, täiesti igapäevad nii-öelda töö mõttes erinevad. Et kuidas nendeks aega leiad? Ma mõtlen just nagu, ütleme, võib-olla lähme algul süvitsi sellest, et mis sa täpselt nagu teed nendes kohtades, et nagu sa ütlesid, et haldad ärikliente, kas see on siis, see on nagu ma aru saan su täispäevaga töö, Just. Ma räägin kõigepealt, kuidas ma sinna üldse jõudsin korporatiivsele maastikule. Kunagi aastaid tagasi, kui ma olin veel noor mees, siis ma töötasin veel teeninduses. Ja kui mul teenindus üks hetk, ma sain väga hästi selles suhtes hakkama, mind kutsuti ka edasi tööle teenindusse, aga ma tundsin, et ma olen natukene nagu kuidagi nördinud sellest ja ma tahaksin mingit muutust. Ma ei teadnud üldse, mida ma tegelikult tahan, ma lihtsalt tundsin, et ma tahan midagi ära teha teisiti ja ma hakkasin ringi vaatama. Kui ma nüüd olin ringi vaatamas, siis kuna mul oli lihtsalt üks tuttav logistika sees, ma mõtlesin, et kuule, miks mitte, ma proovin ka logistikat, et vahet pole, et ma tegelikult läksin, kui mõtlesin, ma teeks müüki neile ja see kuidagi idee meeldis mulle. Läksin, tegin oma CV valmis, oma esimese CV, ma saatsin selle ettevõtte juhile ja ma sain vestlusele. Kõik oli super tore, ma sain ka tööle sinna ja läks natukene aega mööda, kuni ülemus tuli minu juurde ja ütles, et Aleksander, et kuule, meil on täiega halb seis hetkel operations tiimis, siis logistika reaalses logistikutöö juures. Et äkki sa oleksid nõus natukene seda proovima juurde. Mõtlesin, miks ka mitte, et mööda külge ja oskus maha jookse, hakkasin seda õppima. Aastad, kuud läksid mööda ja ma jäingi seda tegema ja ma kasvasin vaikselt logistika maailmas osakonna juhiks seal. Hakkasin enda osakonda juhtima, ma tegelesin osta-müü vaheta mentaliteediga, logistikavedudega ja ma sain selles väga hästi hakkama. Kuni üks hetk ma avastasin, et ma olengi selles suures korporatsioonis sees ja ma naudin oma tööd, ma naudin väga oma tööd. Kuskil mõni aasta läks mööda, kuni ma tundsin, et ma saaks rohkem teha ja ma hakkasin edasi vaatama. Ja ma läksin väga-väga ambitsioonikalt seekord peale, ma leidsin muidugi pärast erinevate asjade otsinguid, ma leidsin ennast Ericssoni kandideerimas ja Ericssoni ma kandideerisin siis tarneahela juhiks. Ametinimetus oli see muidugi teine, oli inbound supply, mis tähendab siis sisuliselt üks osa tarneahelast, aga see tundus mulle mega huvitav ja kuna logistika on tarneahela üks osa, siis ma tundsin, et see oleks ka asi, kuhu ma saaks edasi arendada naturaalselt ennast ja sinna ma ka läksin.
ja sealt sai tegelikult mu selle korporatsiooni või korporatiivse maailma üks suurimaid väljakutseid ja armastusi, sest et aastatega seal ma kasvasin tarneahela juhist sisuliselt tootejuhini ja tänaseks päevaks Ericsson, mis on globaalselt kõige suurem üldse telekommunikatsiooni ettevõtte arendaja, arendame 5G-d, arendasime 5G-d koos Teliaga ja nüüd siis ka kõik need muud, kes meil on, Nokia, Tele2 ja Huawei ja olime selle lipulaev. Ja mina siis seal olles tootejuht vastutasin kogu Ericssoni globaalselt siis ütleme ringmajanduse edendamise eest, kus kaupa siis, kui me tootmisest ja mingi kaup järgi, siis minu protsess, mida mina seal üles ehitasin, oli globaalselt kasutuses ja tänaseks päevaks, kui sa läheksid täna Ericssoni ja sul oleks kaupa vaja Rootsist Norra liigutada, siis sa kasutaksid minu protsessi. Vahet ei ole, mis riigis sa oled, vahet ei ole, kus sa oled. See protsess kauba liigutamisel, müümisel just ringmajanduse mõttes on minu protsessi näol tehtud. Wow. See on, ma arvan, et just nagu sinu nii-öelda noore elu jooksul teha sellist karjääri juba korporatiivmaailmas, et see juba näitab, et sa oled nagu väga pühendunud asjasse, kui sa midagi teed. Aga ja ma arvan, et see telekommunikatsiooni, et kui sa praegu Tele2 oled, et see on täpselt sama maailm, et sa oled seal samas kohas jätkanud nii-öelda. Just, et tegelikult saigi nagu nalja teha, et kui ma mõtlesin, et okei, võiks natukene siis, kuna mu end goal oli või lõppeesmärk oli saada, on alati olnud saada täiesti, inglise keeles on end-to-end supply chain management kogemus, ehk siis täiesti kõikide tarneahela osade nii-öelda haldamisvõimalus, siis müük on selle üks väga naturaalne osa. Ja kuna telekommunikatsioonis ma olin juba enne, siis see tundus ainuõige valik tegeleda telekommunikatsiooni müügiga. Ja siin ma olengi haldamas nüüd meie suuremaid ärikliente Tele2-s. Okei. Ja küsimus selle, et kui meil on erinevaid kuulajaid ja ma tean, et paljud meie kuulajatest on ka ettevõtjad, et me oleme alati oma esinejatele öelnud, et te võite julgelt teha reklaami, nii et kas siis keegi võiks aga ühendust võtta ka, kui teil oleks soovi näiteks Tele2 klientile selle koha pealt. No nüüd on kaks kohta. Esiteks, kui inimene tunneb, et ta tahaks midagi rohkemat teha ja tööalaselt rohkemat teha, siis Tele2-s on väga palju ametikohti, mis sobib alates entry-level ametikohtadest, lõpetades tõesti kõrgemate juhtideni välja. Kui sa tunned, et sul on eesti ja vene keel suus, siis sul on nii paljud uksed avatud just telekommunikatsioonis. Ja kui sa tunned ennast ja sa tunned, et sa tahad ja oled valmis panustama, siis ma olen hea meelega nõus andma su kontaktid edasi ka meie personalile, mitte Rudolf sulle, sinu oma, vaid siis nüüd minu vaatajad. Lihtsalt võtke minuga ühendust, andke teada, kui teil on huvi selle vastu ja teeme ära. Ärikliendina mõttes ma haldan küll suuremaid ärikliente, aga kui on meil ka muu äriklient, siis absoluutselt muidugi võtke ühendust, me saame vaadata teie varasemad paketid üle või siis ka need. Meil on, kui ma nüüd natukene nii-öelda saladust avaldan, siis äriklientidel on alati võimalik natukene soodsust natuke lisada või juurde panna. Kõik oleneb massist. Nii et kui on tahet ja viitsimust saada, siis võite rääkida julgelt. Võtke ühendust, me saame lahenduse teile. Super. Ma siin kindlasti ütlen ka meie laivi kuulajatele, et kui nüüd keegi läbi selle laivi töö saab, siis saabki kindlasti teada, et see on väga äge asi, millega tulevikus ka laivi promoda. Aga kui me natuke siit korporatiivmaailmast natuke väljapoole, et see on tegelikult ka huvitav teema ja ma võiks tundide viisi küsimusi küsida, et see on nagu omaette karjäärivedel, ütleme laiemalt siis. Aga sa mainisid ka kohe algul, et üks asi, millega sa tegeled, on see, et sa oled noor poliitik ja ma mõtlen just, et mida sa täpsemalt seal siis teed ja samal ajal, kuidas sa nagu neid asju ühendad või et sa nagu kuidas sa neid mitut asju teed. Lähme küll aina rohkem detailidesse, aga juba praegu ma mõtlen, et kui sa kirjeldasid seda nagu pikka värvikat karjääri, et see on nagu väga huvitav teada. Aga okei, lähme algul lihtsalt nagu üks samm korraga, et mis sa täpselt seal noorpoliitikuna siis teed ja mis su ambitsioon selles valdkonnas on? Isamaa Noorteühendusrespublika olen ma nüüd olnud circa pool aastat ligikaudu. Ma ei ole väga kaua poliitiks olnud, sest ma natukene kunagi pelgasin seda ideed. Aga ma olen alati teadnud ennast kui väga vaidleva, jutuka ja ütleme rohkem tahtva tegema inimesena. Ja poliitika tundus täpselt üks koht, kus ma näeksin endal tulevikku. Vabandust.
ja üks hetk ma siis mõtlesin, et kuule, et ma olen nagu nii kaua nagu kõike seda suhtlemist teinud, ma olen kõik nagu vaielnud sõpradega, et miks mitte viia see siis ütleme tasemele, kus ma saan seda teha oma mõttekaaslastega, kes tahavad päriselt seda kaasa mõelda ja kaasa vaielda ja kaasa debateerida, mis iganes teemadel. Olgu need lihtsad teemad nagu, no ma ei tea, populistliku praegu perekonnaseaduse teemad või raskemad teemad nagu naiste õiguste ees võitlemine Eesti või üldse lääne ühiskonnas ja veel raskem idaühiskonnas. Siis kõik sellised teemad on mulle, need on okeid, vahet ei ole, kui raske või kerge see teema on. See on mulle nagu meeldiv ja nauditav debateerida, arutleda ja võimalusega parandada. Poliitiline ambitsioon selle kõrvale on see, et kuna ma olen noorpoliitik siiski, ma ei ole jõudnud väga palju poliitikas teha, aga ma olen saanud Isamaa erakonnas Noorteühenduse Res Publica juhatuse liikmeks ja ka juhatuse esimeheks. Ja ka nüüd hiljuti tekkinud parempoolsed ühendused, mis kui kuulajad on natuke poliitikaga seotud ja natuke on kuulnud, siis hästi palju meedias on, ütleme siis, sõna võtnud just parempoolsed liikmed. Ja ka seal olen mina oma noore karjääri jooksul jõudnud juhatusse, kus ma üritan siis kaasa aidata Isamaa arengusse. Väga lahe. KOV valimised on õnneks ka tulekul kohe varsti ja ma saan oma elu esimese kampaania teha. Ma kavatsen Põhja-Tallinnas kandideerida, nii et inimesed, kes ja vaatajad, kes on Põhja-Tallinnas, kindlasti näevad mu nägu kuskil ja väga suur tõenäosus, et ma jõuan ka teieni ja jutustan teiega. Väga lahe. Siin ongi, et me juba võtsime praegu selle poliitika teema, sa väga hästi tõid välja, et mida sa ühiskonnas muuta, aga ma võib-olla üks küsimus, mis mulle meeldib küsida erinevate poliitika valdkonna inimeste kohta. Siis, et ma ei küsi, et kus sa 10 aasta pärast oled praegu, vaid küsimus on, et kui sa saaksid Eesti riigis täna midagi muuta, nii et see muutus oleks sinu teha, et sina ütled, et see muutus tuleks just poliitilisel tasandil, et mis see muutus oleks niimoodi, mis sulle esimesena pähe tuleb? No esimesena, kuna ma olen õppinud Eesti ettevõtluskõrgkooli mainevis finantsjuhtimist ja ma olen väga-väga tugevalt seotud olnud finantskirjaoskuse, ütleme siis edendamisega. Tugevalt seotud on raske, tugev sõna, aga see on mu tugev kirg olnud ja ma olen uurinud selle kohta. Ma tegin oma lõputöö isegi finantskirjaoskuse kohta ja mind väga-väga huvitab see ja mis ma olen nagu avastanud ja näinud ja nüüd ka reaalsuseni jõudnud on see, et meile ei õpetata tegelikult noortele finantskirjaoskust. Meil õpetatakse küll, see on natuke integreeritud kuidagi ühiskonda sisse, matemaatikas, lihtne loogika, et säästa nii palju, kui sa säästad nii palju saad seda ja üleüldine võib-olla pealiskaudne info, et kuidas rahaga ümber käia, aga meil ei ole seda fundamentaalset tõde seal taga. Noored ei saa aru, kuidas raha tekib, noored ei saa aru maksudes, kuidas makse kas siis optimeerida või siis üldse, mis see maks on. Nad ei mõista seda, et nendel on võimalus investeerida ja raha, mis sul on pangakontol, kaotab ajas lihtsalt väärtust. Ja see kõik on hästi kurb, sest et kui noored ei säästa, siis neil on tulevikus väga raske midagi teha. Kas või korterit ost. Ma olen 26. Ma ei ole suutnud samamoodi, kuna ma noorena tegin väga palju rumalaid otsuseid, siis siiamaani ma ei ole suutnud nendel korterit osta, sellepärast et ma ei hakanud säästma enne, kui ma olin sisuliselt ülikooli esimestel aastatel ja mul on siiralt kahju selle üle ja ma tean, et paljud teised on kas sama hullus või täpselt sama hullus seisukorras, sest keegi neile ei ole õpetanud seda ja see oleks asi, mis ma tahaks muuta. Ma tahan, et finantskirjaoskus oleks noortel juba algklassides sees ja tugevalt sees, läbivalt kooliastmes, mitte ainult valikainena, nagu ta täna on. Vot see on väga huvitav ja ma arvan, kindlasti läheb meie laivi kuulajad selle profiiliga kokku just selle eesmärgi elluviimine ja see on ka mingil määral ju tegelikult meie selle kogukonna eesmärk natuke küll siis teistmoodi inimesi harida, aga õpetada ka just samadel teemadel. Et see on kindlasti väga ambitsioonikas ja väga hea eesmärk ja mina igal juhul isiklikult väga toetan seda ideed, nii et minu toetamine on olemas. Ma veel kõrvale saan nii palju öelda, et kuna ma tegin just poliitikute arvamuste kohta lõputöö, siis ei ole ainult sina, ei ole ainult mina, kes seda toetavad tegelikult sisuliselt kõik juhtivpoliitikud, kellega ma jutustasin, alustades vanadest ministritest, lõpetades meie tänaste ministriteni välja. Kõik on täpselt samal meelel, et finantskirjaoskuse edendamine on vajalik ja juba algklassidest vajalik.
Ehk siis ei ole ainult 1 või 2 inimest, kes toetab, seda toetavad paljud. Lihtsalt kahjuks seda ei ole veel, ütleme, meediakära sellest pole väga palju tehtud. Aga ma olen see noor poliitik, kes tahab selle enda kätte võtta ja ma usun, et ma üks päev saan ka selle tehtud. Väga hea, see on kindlasti hea eesmärk ja nagu näha, et siit sa jõuad nii-öelda just võib-olla juba praegu meie laivi kuulajad, päris palju huvitavaid märkmeid saan, ma kindlasti julgustan kõigil märkmeid tegema, kui praegu ka siit neid häid mõtteid tuleb, aga mis mul juba praegu jälle kõnetab ja mis mulle tundub, et siit laivist hakkab aina rohkem välja kooruma, on just see, et sa rääkisid väga suure kirega, kuidas sa korporatiivmaailmas tegutsed ja mis sa teed. Ja nüüd sa rääkisid samasuguse kirega, kuidas sa tegeled ka nii-öelda poliitika valdkonnas. Ja nüüd ma tean, et meil on jäänud veel, sa ütlesid koka valdkond, plus ma ise tean, et sa oled veel ka hakanud juuksuri asju tegema. Et sa jõuad ikka palju asju korraga, aga võib-olla sa võtaks selle, räägiksid natuke meile ka sellest koka poolest, mida sa kokana täpselt mõtled, mida sa teed ja enda juuksuri poolest. No ma võtan võib-olla juuksuri tegelikult isegi esimesena. Ma juuksuriga on hästi naljakas ja väga lihtne story'ga tegelikult kaasas. Ma olen aastaid olnud lihtsalt oma parima sõbra käe all Väino Barbershop on ta nimi, kus ma nii-öelda üles kasvasin oma juukse kasvatamisega. Ja ta on täpselt samamoodi barber, ainult barber, ta ei lõika naisi, lõika ainult mehi. Iga kord, kui ma ta juures käin, siis ta räägib mulle, mida ta teeb. Feidib siit, lõikab sealt, teeb paksemaks, võtab paksust maha, teeb õhemaks ja nii edasi. Ja see on kuidagi lihtsalt jäi nagu külge. Iga kord, kui ta oli, ta rääkis selle nii suure ambitsiooniga, siis see kuidagi jäi külge. Üks päev ma küsisin, et kuule Väino, et kas sa nagu mind ei tahaks äkki õpetada, et sa teed seda nii kirega, et see tundub ju mulle lahe asi, ma tahaks ise ka proovida seda. Ta oligi, et kuule, miks mitte, tule proovi. Leia endal mingisugune siis klient või siis sõber või kes iganes, kes on nõus, et sa oleksid nii-öelda test. Ma olen kõrval, näitan sulle, kuidas mingeid liigutusi teha. Tule proovi, vaata. Ja ma tegingi seda. Ja ma proovisin. Ma tegin ära, esimene soeng täiesti. Ei olnud isegi tegelikult katastroof, aga sest see mu tegi korda. Aga lihtsalt need liigutused, kõik asjad, mis tundusid nii lihtsad ja loogilised, kui Väino tegi seda, kõik šuh-sjauh ja jumala kiirelt. Siis kui ise proovisin, siis täielik katastroof. Õnneks see mu kõrval naeris ja näitas, kuidas paremini teha. Ja tegi korda. Ja nii läks ka teine ja kolmas kord ja ka 4. kord. Ja täna ma olengi olukorras, kus mulle pakubki huvi lihtsalt see teema, lihtsalt sellepärast, et see on nii uus ja lahe. Ja täiega armastan seda, kui ma saan midagi täiesti enda mugavustsoonist midagi välja võttes ja seda uut õppida. Ja siis ma olengi siin kõrval alustamas ka nii-öelda kõige selle korporatiivse maastiku ja poliitilise maastiku kõrval ka juuksuri karjääri. Nii et kõik noored ja julged tegelikult, kes julgeksid tulla, andke mulle teada. Ma teen teile soengu, ma teen teile barberi väärse soengu. Mul on ka Semu kõrval, kes saab mind juhendada, aidata ja teeme proovi, teeme nalja natukene siis. Ma ise tavaliselt laivides reklaami ei tee, aga kuna ma olen ise üks nendest õnnelikest, kes nüüd juba on Aleksandrilt soengu saanud, siis ma kindlasti julgustan ka Aleksandri kandist võtma, et oli päris huvitav äge kogemus. Et see on kindlasti ja nagu lihtsalt taaskord sa üllatad nagu mul aina rohkem, aina suuremaks läheb see küsimus, et nagu, kuidas sa seda kõike 24 tunni siis ära mahutad. Aga enne kui me selle juurde lähme, siis sul on veel üks asi, millega sa tegeled, nagu ma aru sain, et sa oled ka kokk veel lisaks. Kokk on tegelikult, see on tõesti nagu nii väike hobi, kui üldse saab olla. Kokandus on lihtsalt, kuna mul on ema kokk olnud. Ma ei tea, võib-olla see on siis geenidest tulnud, võib-olla mitte, aga lihtsalt see protsess on mulle nauditav ja ma naudin, kui ma saan kodus süüa teha inimesele, kas siis endale, elukaaslasele või sõpradele täiesti, selles mõttes ükskõik. Kõiksugused 2-3 tunnised road, mingisugused Aasia toidud, täielik nauding minu jaoks. Ma ei tea, kellel on rahustav minna kuskil mere äärde kuulata laine loksamist, kellel on rahustav minna trenni tegema midagi. Minu jaoks on rahustav tegemas kokkamine. See on minu jaoks minu zen nii-öelda. Ja see on minu, ütleme, happy place, kuhu ma lähen ja naudin tegevust, kui mul on olnud raske tööpäev, siis hea kokkamine teeb minu tuju küll heaks. Aga kuna ühe lapsel on mitu nime ja ma kindlasti julgustan kõiki proovima kokkamist, kes ei ole seda veel proovinud teha. Tegelikult kui need toidud, kui sa teed mingi 20 korda mingit toitu, siis küll see 21. kord see tuleb välja ka sul.
Ma arvan, et see on igas asjas elus niimoodi, et laiemalt, et kui sa midagi ka korduvalt proovid ja tahad selgeks saada, siis sa saad selle alati lõpuks selgeks, et ükskõik kui raske see algul tundub olevat. No ma ütlen ausalt, pasta carbonara kui toit, ma alguses seda tegin esimesed tõesti ja ma ei tee nalja. 20 korda ma tegin niimoodi, kui ma panin kahvli toidu sisse ja tõstsin välja, siis mul oli kogu see spageti hunnik selle kahvli ühe otsas, kui see peaks olema kreemis ja voolav mõnus sihuke. Aga tänaseks ma ütlen, et see on mu lemmikroog, mida üldse teha ja see on nii hea asi. Vot, ma arvan, et siis, kui me praegu võtame kõik selle poole, siis nagu, mis mulle on praegu sellest nagu laivist jäänud nagu külge või pähe on just see, et mida ma nagu näen selle vestluse põhjal sinu puhul on see, et sa tahad pidevalt nagu areneda, nagu selles mugavustsooni ületada, teha midagi uut, on ju. Et enne kui ma lähen küsima seda täpselt, et kuidas seda kõik ära mahud, siis kus sul nagu see kirg tuleb või nagu, kus sa nagu leiad seda julgust, et paljud inimesed vaata, noh, on pigem nende probleem on selles, et kui tekib sihuke hirmus tunne või et ta ei oska midagi, siis ta proovib seda vältida. Ja nagu tundub turvaliselt teha seda, mida sa juba oskad, et kas sul on nagu, kuidas sa nagu oled selle, no, kas sul on mingid nippi võib-olla soovitada inimesele, kes ka mõtleb, et ma tahaks ka olla sihuke, kes teeb palju erinevaid asju ja proovib ja ei karda eksida. Et kuidas sa nagu ületad seda ebameeldivust tunnet, kui sa hakkad tegema midagi uut ja nii-öelda siis algul nii-öelda ebameeldivat, siis sul ei tule see välja? No võib-olla kui ma võtaksin endamisi, siis mis on minu jaoks on olnud alati, mis ma olen täiesti tahtlikult hoidnud meeles ja üritan iga uue asjaga, mida ma teen, endal ka meeles pidada ja kas ükskõik kellele soovitada oleks. No lihtsalt kõigepealt, et võta see julgus ja tee see esimene samm ära. Vahet ei ole, mis see on, kas see on, kui sul on suur idee nagu poliitikas mingi asja muutmine või väike idee, et sa tahad õppida, kuidas carbonara selgeks teha endale, võta see julgus ja tee see esimene samm. Ettevõtluses on ju täpselt samamoodi, et isegi kui sa ei tunne ettevõtluse kõiki nüansse, sa ei pea tundma raamatupidamist fundamentaalsel tasemel, ärijuhtimist, personalijuhtimist, toote juhtimist, siis ega keegi ei tea seda alguses ja lihtsalt tähtis on lihtsalt see võtta enesekindlus ja proovida see kõige esimene samm ära teha. Kõik see muu tuleb jooksvalt juurde. Ja kui sa juba esimese sammu ära teed, siis kõrvale kindlasti, ma tean, see on üliklišee asi tegelikult, aga lihtsalt ei tohi karta põruda. Ma olen 10 aastat tegelenud tai-boksiga. Ma olen võitluskunste armastanud kogu mu elu, enne seda judoga, maadlus, mis kõik veel. Ja seal on täpselt see, et kui sa lähed võistlema ja sa saad kere peale siis nii-öelda aga ega sa ei saa paremaks, kui treener ütles mulle kunagi jumala hästi, et kui ta alustas 5 aastat võistles ja sai iga kord peksa, iga kord ta kaotas täiesti kindlalt lihtsalt kogu aeg, kõik punktidega, kõik mis iganes muud moodi, ta alati kaotas. Ja pärast 5 aastat, kui ta mingi 10 matše kaotas, siis ta üks hetk hakkas nagu, sai hakkama juba oma sellega, hakkas võitma ja siis kogu aeg võitis ja võitis ja võitis ja võitis. Ja tänaseks päevaks ta on 60 midagi kilone mees ja ma vaatan teda trennis, kus ta võitleb 120 kilose poisiga. No see on lihtsalt nagu trennialaselt sparrimine ja see on lihtsalt fenomenaalne, kuidas nii väike mees suudab nii palju ära teha, lihtsalt ta suudab, ma ei taha öelda ära lüüa, see on nii kole sõna, aga ta suudab võrdväärselt kakelda 2 korda enda keha raskusega raskemast. Ehk siis sa põrud, esimene kord sa põrud, teine, 3., 4., 5. kord ja 100 korda veel ilmselt. Aga kui sul on julgus tõusta püsti ja proovida edasi, siis üks hetk sa saad selle asjaga hakkama. Ja see on täpselt samamoodi ka mul. Ma olen täpselt samamoodi põrunud 50 korda erinevatel kohtadel organisatsiooni juhtimises, Ericssonis, toote juhtimine, täielik katastroof alguses. Aga lõpuks globaalset protsessi muuta nii suurel ettevõttel nagu Ericsson on raske, aga sain tehtud ja samamoodi ma usun, et ka saavad kõik kuulajad, kes prooviksid. Julgus alustada, ei tohi karta põruda ja see on nagu 2 kõige põhiliselt asja, siis muidugi tuleb ajajuhtimine juurde, kui sa tahad midagi ära teha. Ilma ajajuhtimisest ei ole võimalik mitte midagi teha. Mulle su mõttega tuli just siuke lause, mis mind kogu aeg kummitab, et teemad tekivad surve all. Et see, ma arvan, et see samamoodi, et kui sa põrud, et sa lähed uuesti ja uuesti ja uuesti, et see on väga hea nõuanne kindlasti ja ma arvan, et kui sa seda nõuannet jälgid ükskõik mis valdkonnas elus, siis sa jõuad nagu edasi. See on nagu kindel. Aga
nüüd, kui sa just jõudsid selle aja juhtimiseni ka ise juba, siis ma võtakski siit kokku, et nagu, no siit tuli veel välja, et sa tegeled ka tai-boksiga, on ju, ja kõik võistlused ja asjad, ärme sinna detailidesse läheme, lihtsalt kahjuks ajaliselt me ei jõua kõike seda võtta. Tulevikus peame siin uuesti kutsuma ja rääkima, aga kui me võtame selle praegused kõik need tegevused, siis kuidas sa jõuad neid kõiki teha, et kas sul on rohkem kui 24 tundi või sul on mõni muu saladus? Et paljud inimesed ütlevad ju, et noh, ma tean väga palju, kuna ma ise töötan just ettevõtlusalal, kus ma räägin inimestega sellest, et lisaks oma tavatööle hakata midagi tegema, siis inimesed ütlevad, et ma käin 8-5 tööl, on ju, ja ma ei jõua rohkem midagi teha, on ju. Siin ongi, ma nii vihkan, ma südamest vihkan lauset, mul ei ole aega. Meil on kõigil 24 tundi. Kui sa laias laastus jagad selle ära, siis 8 tundi magamiseks, 8 tundi töötamiseks ja 8 tundi kõik see on muud asjad siis. Ehk siis eraelu, puhkamised, hobid, mis iganes veel. 8 tunni sees, kui võtta nüüd jättes magamine ja töötamine välja, mis sul aega jääb üle, siis 8 tunniga jõuad väga palju teha. 8 tunniga võtad poliitikaüritus pool tundi, sõid sinna pool tundi tagasi, tund aega sõitsin 2 tundi kokku, 6 tunni närgi. Kui sul on pool tundi kodus, sa sööd pool tundi, valmistad sööki veel tund aega, see on 3 tundi ja sa jõuad veel, mis iganes asja teha. Sa jõuad sõpradega kokku saada, lähed 2 tundi, see on 5 tundi, sa jõuad veel mingisuguse sammu kuskil, ma ei tea, teha soengu, minna tegema jälle 2 tundi, 7-8 tundi on kõik koos. Ja iga päev, kui sa juhid oma aega täpselt nii, et sa planeerid, sa vaatad, kuidas sa teed, siis see ei ole tegelikult üldse raske. Kõik on täpselt nendes prioriteetides kinni. Kui palju sa oled nõus proovima tegema, kui palju sa oled nõus oma aega juhtima? 8 tunniga. See on absurdne, et inimene ütleb, mul ei ole aega. Okei, 1 päev ei ole aega. Ja see ei ole ka niimoodi, et tal oleks minuti pealt kõik planeeritud. Ei, 2 päeva ka, fine by me. Aga kui sa nädal aega juba ütled, et mul ei ole aega mingit tegevust teha, siis asi ei ole enam selles, et sul pole aega. Asi on selles, et su prioriteedid on millegi muul. Väga aus ja võib-olla mõnele karmilt kõlab vastus, aga ma arvan, et enam paremini seda öelda ei saa, aga see on karm reaalsus. Aga see on jällegi inimene täielik prioriteet. Kui sa ei taha muutust, siis ega see muutus ei tule ka sul ukse taha. Aga kui sa tahad seda ja sa oled nõus ka selle nimel vaeva nägema, actually nõus tegema midagi, siis see on nagu täiesti võimalik. Mõtlesin, sul need viimased mõtted tulevad erinevad puhast kulda, et ma siin ei jõua kirjutada nii kiiresti, et siin on jällegi, et ma ise tean, et ma kindlasti pean seda laivi järgi kuulama ja samamoodi, et kui meiega on keegi vahepeal ühinenud ja et siis seda laivi saab ilusti pärast järgi kuulata, ei ole hullu. Aga siin neid mõtteid tuleb tõesti väga häid ja just neid, mida ma arvan, et ma just olen siin eelnevalt ka nalja teinud, et ma, sa tead väga hästi, ma ei ole kokku leppinud, kuidas sa küsimustele pead vastama, aga sa vastad täpselt nii, nagu ma olen lootnud, et sa vastaksid. et täpselt need mõtted tulevad, mis on nagu täpselt, mis on nagu kordunud mingitest asjadest ja mida ma arvan, et on inimestel vaja teada. Aga ma hakkaksime nagu vaikselt seda kokku poole tõmbama, aga mul on üks küsimus, mida ma küsin kõigilt meie live esinejatelt. Ja see küsimus, selle idee, et seda küsida, tuli mu mentorist. Ja ma olen seda senimaani kogu aeg küsinud ja ma olen alati hästi huvitavaid vastuseid saanud. Ja ma natuke räägin nagu seda backstory't ära, et see küsimuse mõte on selles, et täna või jälle kuulavad mõned inimesed, saavad siit inspiratsiooni, võib-olla nad näevad, et jälle üks inimene, kes pürgib oma eesmärkide poole ja elab täiel rinnal oma elu, aga tal tihtipeale selle video vahendusel, selle laivi vahendusel jääb siuke mulje nagu, et need inimesed, kes meil siin esinevad, on nagu ideaalsed. Nad teevad kõik alati suurepäraselt ja okei, et ta võis põruda, aga ta isegi ei kahelnud, ta kohe jätkas ja nii edasi. Ja sellest tulenevalt ma sain selle küsimuse, et seda küsimust kõigilt meie esinejatelt küsida, et just inimesed näeksid, et tegelikult keegi pole ideaalne. Ja see küsimus on, et kas on mingeid asju, mida sa tunned, et sa peaksid tegema nagu võib-olla paremini või sa peaksid selle arenema, sa peaksid sinna nagu, ütleme siis vaeva nägema, et paremaks saada, aga sa teadlikult, sest sul on võib-olla mingi mugavustsoon või midagi edasi, sa lükkad seda edasi ja proovid seda vältida. No, võib-olla ma võtan siis punkti, mida mul nüüdseks siis endine elukaaslane alati oli, ütleme, pani pahaks mulle, mis on mul olnud, ütleme, pahe, millega ma tegelen, ma tean, et see on mul probleem
ja ma pean ütlema ennast tagasi hoidma, et mitte seda teha. Aga ma arenen sellega, on see, et nagu ma olen alguses öelnud ja ma olen alati seda teinud, on minu väga tugev vaidlemiskihk ja vaidlemiskihk, mis on küll poliitilistel teemadel, vaidlemiskihk mingi elulistel teemadel, aga vaidlemiskihk ka, mis on kohati läinud ka eraelul üle. Ehk siis ma vahepeal vaidlen inimestega, kes tegelikult ei tahaks minuga vaielda või nad ei ole huvitatud niimoodi süvitsi minema mingitest teemadest. Kui ma võtan mingisuguse jällegi populistliku teema, no oletame, Rudolf, et sa ei oleks täna olukorras, kus sa viitsiksid minuga suhelda niimoodi, sa ei viitsiks debateerida, sa ei viitsiks arutleda. Ja ma hakkan suga rääkima, ma pushin seda ja ma tean, et sulle ei meeldi, aga ma ikkagi nagu üritan seda nagu peale suruda, et sinuga seda debatti pidada. Ja kui sinu arvamused on kuidagi nagu negatiivsed või ütleme, mitte mulle sobivad, siis mul on kuidagi tendents enda ideid siis nagu mitte, ma ei taha peale suruda, aga lihtsalt nagu sinna poole suunata sind, et kuule, aga mis siis oleks juhul kui, aga alati inimestele ei pruugi siuke asi meeldida. Nii et ma pean ennast tagasi hoidma, et mitte seda nii-öelda asja, mis ma tööstan väga hästi, mis tööalaliselt sobib ja poliitikasse igal pool mujale super hästi, siis eraeluliselt nagu seda tagasi hoidma. Et nagu mu sõbrad ja elukaaslane tol hetkel siis ei oleks pidanud kannatama või ei peaks kannatama. Okei, ja see on, ma arvan, jällegi väga hea vastus ja nagu, et see ongi, ma arvan, kõige tähtsam probleemi puhul on selle teadvustamine ja siis saad sellega tegeleda. See on väga, väga hea mõte. Aga siis ma läheks edasi, et natukene nii-öelda kogu selle teekonna peale, mis sul on siis selja taga, et ütleme korporatiivmaailmas minek ja ka poliitikas siis nii-öelda ambitsioon, et teha asju ja nüüd kõik juuksuripooled ja ma arvan, ütleme laiemalt, ma arvan, et juba selle vestluse peal kindlasti ükskõik millega sa elus tegema hakkad, et kui sa sama suhtumisega oled, nagu sa täna rääkisid, sa jõuad sellest kaugele. Aga kas sul on mingid võib-olla raamatuid või mingid podcast'e või inimesi või mingeid ütlusi, mis on sind inspireerinud või julgustanud sellel teekonnal saamaks selleks, kes sa täna oled? No, muidugi see on jällegi klišee, aga et ütleme, sa saaksid mingisugused esmased rahatarkused endale kaasa ja mis on tegelikult hästi lihtne lugemine, on Robert Kiyosaki Rikas isa, vaene isa. Rikas isa, vaene isa on selles mõttes hästi lihtne ja loogiline raamat, et sealt sa saad kaasa võtta väga palju, ütleme, rahaväärtustega seotud küsimusi, aga mitte ainult ka rahaga, aga üldse eluliselt. Kõik siuksed asjad, mis mul on elus, nagu ütlesin ka enne, tähtsad, et julge alustada, ära karda põruda ja proovi lihtsalt midagi teha. Tulin alguses üldse Kiyosaki, ütleme, sellest mentaliteedist kaasa, kui ma lugesin seda. Aga võib-olla eraisikuliselt ja suhtlemise osa pealt ja kuidas ma inimestega käitun, suhtlen, vaidlen, debateerin, mis iganes. Võib-olla tuleb Jordan Petersoni erinevatest mentaliteetidest. Mulle väga meeldib, kuidas ta on nii avalikult ütleme, sõna võtnud meeste ja naiste vahelisest erinevusest, tugevustest, nõrkustest ja üleüldisest sellest loogikast. Ja ma soovitaks kõikidele kas kuulata podcasti või lugeda kas või ta raamatut, mis käsitlebki siis erinevaid inimtüüpe, inimestega suhtlemist. Super psühholoog, täiesti vapustava väljaütlemisega ja julgete väljaütlemistega. Väga hea. Siin lihtsalt selle juba Kiyosaki osa peal, et ma räägin, et meil on see on siis 16. live, kus meil on täiesti erinevad esinejad alates ettevõtjatest, õpetajatest kuni ka näiteks nõidadeni välja ja peaaegu et igaüks on seda samat raamatut soovitanud, et kui ma ei ole veel seda lugenud, siis kindlasti loe seda Rikas isa, vaene isa, Robert Kiyosaki, täiesti hea. Me kindlasti paneme need soovitused praegu ka pärast siia laivi alla, et te kõik leiate neid ilusti sealt üles. Nii, aga nagu tegelikult, kuna mul oleks tohutus küsimusi veel, aga kuna meil jookseb aeg peale, siis mul oleks üks lõppus ja üks huvitav küsimus. See on siuke tavaline töövestluste küsimus, mida tavaliselt küsitakse töövestlustel, aga mulle väga meeldib seda alati küsida, kuna ma ise nii-öelda teen tihti peale siukseid nii-öelda tööintervjuu stiilis kohtumisiga inimestega. Mul on alati kõige huvitavam küsimus kõikide inimeste puhul, aga eriti
mulle meeldib neid küsimusi küsida ambitsioonikatelt ja ettevõtlikelt inimestelt, sest alati need vastused on väga ägedad. Ja see küsimus on tegelikult väga lihtne. Et Aleksander, kus sa näed ennast 10 aasta pärast? Kus sa tahaksid olla 10 aasta pärast? Tead, siin on kaks, ma võtaks kaheosaliselt selle kokku. Esiteks, see on hästi sihuke traditsiooniline hea asi, mida no tegelikult 26-aastane, võib-olla isegi noore, ütleme, natuke olen noor, et seda öelda niimoodi, aga ma tahaksin, et mul oleks laps, ma tahaks last saada, et 10 aasta jooksul ma kindlasti tahaksin saada endale last, ma tahaks endale väikest tütart saada, see on mu unistus ja ma tahaks talle nimeks Aleksandra panna. Aga teine asi, mida ma tahaks saavutada, see oleks muidugi siis mu poliitilise ambitsiooniga koos, nagu ma ennem ütlesin, ma tahaks reformeerida meie haridussüsteemi, et meie finantskirjaoskus oleks algklassidest alates sees. Ja ma tahan, et kui praegu tegeleb Rahandusministeerium finantskirjaoskusega, et see koostöö oleks vähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja Rahandusministeeriumiga koos ja et see reform tuleks ka päriselt ellu. Et meie noortele vahet ei ole, kas sa oled eestlane, venelane, kas sa oled rikkas perest või vaeses perest, et sul oleks rahatarkuse teadmised läbi koolinisti alati olemas. See on mu unistus. Väga ambitsioonikas ja julge ja ma olen kindel, et kui keegi selle muutuse ellu viib, siis just siuksed noored mehed, noored naised nagu sina, siukse kire ja ambitsiooniga. Ja ma kindlasti loodan, ja hoian pöialt sulle, et see täpselt nii läheb. Ja mulle meeldib just ka see, et tegelikult mida rohkem me siin inimestega räägime, ongi, et tegelikult lõppväärtused või mis 10 aasta pärast ongi tihtipeale seotud hoopis perekonnaga või mingi suurema muutusega, et see on ka tihtipeale, et just ka meie kuulajatele, kui meil veel peaks olema mingid kuulajad, kes arvavad, et kõik ettevõtjad või ettevõtlikud inimesed on väga isekad ja enda ambitsioonidel väljas, siis tihtipeale tegelikult, mida me näeme, on see, et me tahame lihtsalt muuta kogu ühiskonda paremaks. Aga Aleksander. Kõrvale, ma ei lase sul peatada, mul on nii huvitav samamoodi siin see vestlust pidada. Kui keegi peaks siis nüüd praegu kaasa tundma, et ta tahaks näiteks mind aidata ja tunneb huvi näiteks, et oleks niisugust reformi teha, et muuta midagi reaalselt ära siis meie haridussüsteemis, olgu see rahatarkusega või millegi muuga, siis nagu ma ütlesin, ma olen meie Isamaa Noorteühenduse Res Publica Tallinna klubi juhatuse esimees ja palun kirjutage mulle, et teil on huvi natuke kaasa teha ja me võtame kampa, kes iganes, kes tahaksid poliitikaga tegeleda või tahavad lihtsalt jalgu ukse vahele ja kõrvale see, et see ei ole alati niimoodi, et nüüd sa tuled poliitikaklubisse või Tallinna klubisse, üldse noorteühendusse ja et see on kohe julmalt poliitikaga seotud. See ei ole üldse nii. Me käime iga klubi, iga kuu reedel, me käime lihtsalt koos väljas viibimas, kus me muljatame tõesti kõigest sõprusest, mingisugustest päevakorralistest teemadest. Need teemad on läbi lõhki käinud, kus on, no ma ei tea, hästi absurdne teema, kas vana kooli kasvatamine, et laps saab vitsa, on tänapäeval okei. No tõesti, poliitikaga väga kaugel teema, aga täiesti suvaline arutusteema. Nii et kui on huvi, tahad midagi teha, tahad teisi noori endasuguseid kohata, siis Tallinna Res Publica klubi ootab teid ja üldse Res Publica üle Eesti ootab teid. Super, me kindlasti paneme ka siia laivi alla su kontaktandmed, et sinuga saaks otse ühendust võtta ja tõesti julgustan kõiki, kellel see asi kõnetas, kes tunnevad, et tahaks Aleksandriga rohkem koostööd teha või seda visiooni aidata ellu viia, siis kindlasti ühendust võtta. Aga suured tänud, Aleksander, sulle tulemast. Suured tänud kõigile meie laivi kuulajatele kuulamast. Järgmine laiv toimub meil juba järgmisel teisipäeval uue huvitava esinejaga ja et te kindlasti seda maha ei magaks, siis likeige meid Facebookis, Instagramis ja subscribe'ige meid YouTube'is, et te näeksite meie tegevusi ja finantskirjaoskuse teemadel me korraldame vähemalt kord kuus cashflow õhtuid, kus me siis mängime finantskirjaoskust arendavat lauamängu, kus sa saad ka ise tulla täna õppima, kuniks Aleksander pole veel suutnud finantsmuutuste süsteemi sisse tuua. Aga igal juhul ilusat õhtut teile kõigile ja näeme juba järgmisel nädalal, täpselt nädala aja pärast me järgmises laivis. Ilusat õhtut kõigile! Tšau! Tšau!